tere! Praegu ma siis näitan teile, ma näitan ühe ülesande lahenduse, mis oli antud teile lahendamiseks reedel. Esimese ülesande puhul saan öelda seda, et see ülesanne on väga sarnane sellega, mida te olete kosinusteoreemiga juba varem teinud. Lihtsalt selle teoreemi otsene rakendamine ei ole midagi rasket, ehk siis seega ma ei hakka seda pikalt siin läbi lahendama, vaid selleks, et te saaksite oma vastuse õigsust kontrollida, siis ma lihtsalt ütlen, et selle ülesande esimese ülesande vastus on 5. Ehk siis õige vastus peab olema 5. Okei, päriselt. Selle lahenduskäik on väga lihtne, lihtsalt kasutage kosinusteoreem õiges kolmnurgas õigete külgede jaoks. Ülesanne 2 on aga natukene huvitavam ja seda me vaatame lähemalt praegu. Okei, mis selles ülesandes meile antud on? Meil on olemas kolmnurk A, B, C. Ja on teada, et ma kohe vaatan. On teada, et AB pikkus on meil 8. Samuti me teame, et mediaani, tegelikult mul esialgu selles ülesandes oli natukene puudulik. Puudulik selles mõttes, et ma ei täpsustanud, mis mediaaniga on tegu, aga tegu on siiski mediaaniga BM. Ja me teame, et mediaani BM pikkuseks on 5. Ja samuti on teada, et kogu kolmnurga pindala on 20 korda ruutjuur 3. Ehk siis need on kõik tingimused, mis on meile teada. Ja me peame leidma külje AC pikkuse. Ja veel oluline asi, mis oli selles ülesandes öeldud, on see, et kolmnurk ABC on terav nurkne. See tähendab seda, et kõik tema nurgad on alla 90 kraadiga. Alla 90 kraadi. Et ei ole nürinurki ega täisnurki selles kolmnurgas. Ja kuidas seda ülesannet saaks lahendada? Sest nagu ma arvan, et lihtsalt vaadates seda ülesannet ei ole kohe selge, kuidas me kosinusteoreemi saame rakendada. Aga kui me tähelepanelikult vaatame joonisele ja kui me joonisele ka märgime ära nende külgede pikkused, mis on meile teada, siis me näeme, et me teame AB külje pikkust ja me samuti teame mediaani BM pikkust. Ja kui me tahaksime rakendada näiteks kosinusteoreemi selle kolmnurga jaoks, näiteks selleks, et leida see nurk, siis see ei oleks võimalik, sest me ei tea ju selle AM lõigu pikkust. Ja mida siis teha? Ja üks oluline tähelepanek, mis selles ülesandes meid päästab, on see, ma ei tea, kas te mäletate seda fakti, aga kui teil on olemas kolmnurk, ma ei tea, ma pigem sinisega kirjutan, seda on parem näha. Kui teil on olemas kolmnurk, ükskõik milline, ütleme, et seekord olgu see X, Y, Z, siis kui te tõmbate mediaani, siis ta jaotab esialgse kolmnurga 2 kolmnurgaks nii, et mõlema kolmnurga pindalad, ma ei tea, olgu see 2x või. Kui see on mediaan, siis te teate, et kolmnurga x, y, 2x või pindala võrdub kolmnurga 2x või y, z pindalaga. Et teil tekivad 2 kolmnurka, mille pindalad on võrdsed. Ja tegelikult selle põhjendus on väga ilmne,
sest kui te tõmbate kõrguse punktist Y alusele XZ, sest mõlema kolmnurga jaoks see kõrgus, see kõrgus on kõrguseks mõlema kolmnurga jaoks. Vaadake, see on nürinurkne kolmnurk, mille kõrgus on punktis Y tõmmatud alusele 2XZ, mitte päris alusele, aga selle pikendusele. Aga kui kolmnurk on nürinurkne, siis niimoodi neid pindalaid ka arvutatakse. Ja siis selle kolmnurga jaoks on väga selge näha, et see on kõrguseks. Ehk siis mõlema kolmnurga pindala saab arvutada valemi kõrgus korda alus jagatud 2-ga, aga alused on omavahel võrdsed, sest see oli alguses mediaan. Ehk siis järelikult see kehtib. Ja nüüd paneme tähele ja tegelikult kehtib ka tugevam väide. Me ju teame, et kui me võtame selle kolmnurga ja selle kolmnurga ja nagu ühendame need kokku, siis me saame kogu suure kolmnurga XYZ. Järelikult need kaks pindalat ei ole ainult omavahel võrdsed, vaid need võrduvad selle suure pindala ühe kahendikuga. Eks see on üks kahendik, see on lihtsalt pool selle suure kolmnurga pindalast. Ja rakendame seda teadmist meie olukorras. Me teame, et kogu pindala, me teame, et selle mediaani pikkus on 5, selle külje pikkus on 8. Meil oli üks valem pindala arvutamiseks, mis ei kasuta kõrgust, vaid kasutab kahte külge ja nurga nende külgede vahel. Ehk siis me teame, et kolmnurga ABM pindala on see külg, ehk siis 8 korda 5 korda, tähistame selle nurga alfaga, siis meil tuleb sinus alfa ja me peame veel kogu selle avaldise 2-ga läbi jagama. Ja nüüd me teame, et tegelikult selle kolmnurga pindala on pool sellest suure kolmnurga pindalast ja selle suure kolmnurga pindala oli meil 20 korda ruutjuur 3. Ehk siis me saame, et kehtib selline võrdus, sest see on meil ABC kolmnurga pindala jagatud 2-ga. Ehk siis kui me selles võrduses mõlemad pooled korrutame 2-ga, siis me saame, et 40 sinus alfa võrdub meil 20 korda ruutjuur 3-st. Ja see, samaväärselt see tähendab seda, et sinus alfa on meil ruutjuur 3 jagatud 2-ga. Ja te peate teadma, et mis nurga siinus annab meile sellise tulemuse. Tegelikult on 2 võimalust, kas 60 või 120, aga kuna me teame, et meie kolmnurk on teravnurkne, siis alfa ei saa olla üle 90 kraadi. Järelikult meie olukorras sellest järeldub, et alfa on 60 kraadi. Ehk siis tegelikult me teame, et see nurk siin on 60 kraadi. Ja nüüd me saame kasutada meie toredat ja ilusat koosinusteoreemi juba selles kolmnurgas, et leida AM. Kui me leiame külje AM pikkuse, siis ülesanne on tegelikult lahendatud, sest me lihtsalt korrutame selle pikkuse 2-ga ja saame kogu AC aluse pikkuse. Teeme siis seda, mis ma praegu ütlesin. Koosinus teoreem kolmnurgas ABM. Me teame, et AM ruudus võrdub 8 ruudus
pluss 5 ruudus ja miinus 2 korda 8 korda 5 koosinus 60. See on meil 64, see on meil 25. Kui me need kokku liidame, siis mida me saame? Me saame 589 miinus koosinus 60 on 0,5 ja kui me 0,5 korrutame 2, siis me saame 1 ehk siis lihtsalt miinus 40 ehk siis 49. Ja üle, see on meil täisruut. Ja ma teen enda jaoks ruumi, ma ei tea, kuhu ma siis kirjutama hakkan. Ma arvan, et ma kirjutan siia selle lahenduse lõppu. Okei, me saime, et AM ruudus on meil 49 ja kuna külje pikkus ei saa olla negatiivne, siis tegelikult AM võrdub meil 7 ja nüüd selleks leida AC, kuna see oli mediaan, ehk siis AM oli pool sellest küljest AC, järelikult me peame lihtsalt 2 korrutama seda arvu siin. Kuna AM võrdub AC jagatud 2, järelikult AC on 2 AM ja see on lihtsalt 14. Vastus ülesandele on saadud. Ja ma ütleks, et see ülesanne ei olnud lihtne, kindlasti. Sest selle edukaks lahendamiseks, ma arvan, et võib-olla saaks kuidagi teistmoodi seda teha, aga kui te teistmoodi näiteks korduvalt rakendate kas või siinusteoreemi või kosinusteoreemi, siis see lahendus kiiresti muutub väga tüütuks. Aga sellise lähenemisega arvutusi oli küllaltki vähe. Aga seda fakti, selleks, et see lahendus välja mõelda, tuleb teada seda fakti. Aga seda fakti tegelikult saab väga lihtsasti tuletada, nagu ma teile näitasin, et kõrgused nagu mõlema kolmnurga jaoks on samad ja aluste pikkused on ka mõlema kolmnurga jaoks samad, järelikult pindalad peavad ka olema samad. Ehk siis selline tore fakt, kui teil on olemas mediaan, siis tegelikult need 2 kolmnurka, mis meil tekivad, milleks see mediaan jaotab meie esialgse kolmnurka, nende pindalad on võrdsed. Seda fakti kindlasti tasub meeles hoida. Aga ma siis sellega lõpetan. Loodetavasti, kui te ei jõudnud siis selle vastuseni. Ma arvan, et on olemas tegelikult mitu viisi, kuidas saab lahendust konstrueerida, kuidas saab selle vastuseni jõuda. Aga loodetavasti see näidislahendus siin teile meeldis ja te saite aru sellest, kuidas see fakt siin selles ülesandes meid kõvasti aitab. Kui te saite sellest aru, siis ma arvan, et see ülesanne komplekt tegi oma töö ära ja ma ei tea, mida veel ma võin öelda selle kohta. Aga toredat päeva jätku teile ja edu teile tegelikult matemaatika eksamil, mis on juba varsti tulemas. Järgmisel nädalal on vist see teil juba. Ehk siis kivikotti te kindlasti kõik saate sellega hakkama. Aitäh teile vaatamast ja toredat päeva ja teile.